Nii, tere 9. klass. Tänase tunni teema on juhtmetakistus ja materjali eritakistus. Eelmisel tunnil te tegite praktilist tööd, kus te arvutasite välja töötava lambi elektritakistuse ja saite ka mingisuguse seose, et kas põleval lambil oli takistus kogu aeg sama või see muutus. Millest sõltus põleva lambi takistus? Et millisel juhul takistus oli suurem? Kas siis, kui lamp oli eredam või tuhmim? Ja, et mida eredam oli lamp, seda suurem oli selle lambi takistus. Ja tegelikult see tuli sellest, et eredamini põleval lambil on selle töötava spiraali temperatuur kõrgem. Ja mida kõrgem on juhtme temperatuur, seda suurem on selle metalli takistus. Miks metalli takistus on suurem, kui temperatuur on kõrgem? Elektrivool on elektronide liikumine siis juhtme metalli aatomite vahel ja elektronil on seda raskem neid metalle läbida, mida rohkem metalli aatomid tõmblevad. Ja aatomi metallid tõmblevad rohkem siis, kui temperatuur on kõrgem, ehk metalli osakeste kiirused on suuremad. Et mida kiiremad on metalli aatomid, seda raskem on elektroni neid läbida ja seda suurem on siis selle materjali takistus. Aga tänases tunnis me vaatame, kuidas siis täpsemalt arvutada välja ühe juhtme takistuse. Et kui me siis vaatame, et siin on näiteks toodud üks elektron, mis üritab läbi tungida aatomite vahelt. Ja siin on toodud näiteks ka takistuse tähis, mis on R ja takistuse ühik, mis on ohm. Et mis mõjutab juhtme takistust? Kui sa mõtled sellele, et elektronil on vaja läbi tungida metalli aatomitest, siis esimeseks näiteks toome kaks juhet. Üks juhe on pikem, teine juhe on lühem. Ja mida me siin järeldada saame? Millist juhet on elektronil lihtsam läbida? Kas pikemat või lühemat? Miks lühemat on lihtsam? Sest on vähem aatomeid, millest ta peab siis läbi tungima. Ja siit paneme esimese järelduse kirja, et mida lühem on juhe, seda väiksemast aatomite arvust peab elektron läbi tungima. Et mida lühem on juhe, seda väiksem on juhtme takistus. Mida pikem on juhe, seda suurem on juhtme takistus. Kui me tahame kasutada juhet, mida peab läbima siis väga suur vool, siis see juhe peaks olema võimalikult lühike. Kui ei ole oluline, kui suurt voolu me siis kasutame, kui voolud on väikesed, siis juhe võib olla ka pikem. Nii, aga on ka veel tegureid, mis mõjutavad juhtme takistust. Nagu näiteks, toome siis järgmise näide, et meil on siis siin kaks juhet, see sama juhe, mis oli alguses, aga nüüd me teeme teda 2 korda paksemaks. Et millist juhet on elektronidel lihtsam läbida, kas peenemat või paksemat? No tegelikult, kui me ühe elektroni vaatest vaatame, siis ei ole vahet. Ühel elektronil ei ole vahet, kust läbi minna, kas peenemast juhtmest või paksemast. Aga kui me mõtleme elektrivoolule kui elektronide hulgale, mis tahavad juhet läbida, siis mitu elektroni, millisest juhtmest saavad korraga rohkem elektrone läbi minna, kas peenemast või paksemast? Paksemast saavad rohkem elektrone korraga läbi minna ja seetõttu paksemal juhtmel on siis väiksem elektritakistus. Et pane siis järgmine punkt kirja, et mida paksem on juhe, seda rohkem ruumi on elektronidel juhtmest läbi tungimisel. Et kui peenemast juhtmest, no siin näiteks on toodud, saab üks elektron korraga läbi minna, siis paksemast juhtmest saab korraga 2 elektroni läbi minna, aga loomulikult päris maailmas nende elektronide arvud on
mitu ja mitu korda suurem. Et nüüd meil on 2 tegurit. Üks tegur on juhtme pikkus, mida pikem on juhe, seda suurem on selle takistus, ja teine tegur on juhtme paksus, mida paksem on juhe, seda väiksem on juhtme takistus. Kui me tahame valmistada juhet võimalikult väikese takistusega, siis me teeme võimalikult lühikest ja võimalikult paksu juhet. Ja kui me tahame valmistada juhet võimalikult suure takistusega, siis me teeme võimalikult pika ja võimalikult peenikest juhet. Pane järgmine asi kirja. 3. punkt on meil ka, et kõik juhtmed ei ole ju valmistatud samast materjalist. Meil on erinevaid metalle, vask, alumiinium, hõbe, kuld, aga neid metalle, millest juhet valmistada, on väga palju ja kõikidel nendel metallidel on ka erinev ehitus. Et sul, ühel metallil on ühte tüüpi kristallstruktuur, teisel metallil on teist tüüpi kristallstruktuur, mõnedes metallides on aatomid üksteisele lähemal, mõnedes metallides on aatomid üksteisest kaugemal ja need on siis 2 tegurit ja 3. tegur, mis on kõige olulisem, on siis metallide selline keemiline omadus, et metallid on head elektronide loovutajad, on olulised elektronid, mis asuvad metalliaatomitel väliselektronkihtidel. Mida rohkem elektrone on metalli väliselektronkihil, seda rohkem elektrone saab korraga metalli sees liikuda ja mida vähem on elektrone väliselektron-kihil metallides, seda vähem elektrone saab korraga liikuda. Aga see 3. punkt on nii keeruline, et me paneme siia lihtsalt kirja, et on olemas selline tegur nagu eritakistus ja see eritakistus on siis suurus, mis kirjeldab metalli takistamise võimet. Et mida suurem on metalli eritakistus, seda rohkem ta takistab elektronide liikumist. Nii, ja meil on siis selline juhe, mida kirjeldavad siis 3 füüsikalist suurust. Üks on siis juhtme pikkus, teine on juhtme ristlõige pindala, mida me mõõdame ruutmillimeetrites. See on veel üks selline erand, kus me füüsikas kasutame mitte põhiühikut, mitte meetrit, vaid millimeetrit, sest on väga raske ette kujutada juhet, mille läbimõõt oleks 1 meeter. Ja 3. on siis juhtme eritakistus. Meil on 3 füüsikalist suurust. Pikkus, mida mõõdame meetrites, pindala, mida mõõdame ruutmillimeetrites ja juhtme eritakistus, mida mõõdame kahtlastes ühikutes, praegu veel kahtlastes ühikutes, mis on oom ruutmillimeeter meetri kohta. Ja teil on siis 3 füüsikalist suurust ja sellest 3 füüsikalist suurusest on vaja koostada juhtme takistuse valem. Ehk R võrdub ja proovi pane paika L, S ja ρ. Et mis läheb üles ja mis läheb alla. Üles läheb see, mis kasvab koos takistusega ja alla läheb see, mille kasvamisel siis takistus läheb väiksemaks. Kui pikkus on suurem, kas takistus on suurem või väiksem? Suurem. Kui S on suurem, kas takistus on suurem või väiksem? Väiksem, et mida paksem on juhe, seda väiksem on selle takistus ja kui ρ ehk siis materjali takistuse võime on suurem, kas takistus on suurem või väiksem? Suurem. Nii. Ja nüüd, kuidas see jagatis hakkab välja nägema? Kas ρ korda S jagatud L-iga, kas S jagatud L korda ρ, kas ρ korda L jagatud S-iga, kuidas see hakkab välja nägema? Nii, R on siis et ρ korda L jagatud S-iga. See on valem, millega me saame arvutada siis juhtme takistust. Ja proovi tuleta sellest ρ valem, L valem ja S valem. Nii, ja siis 3 valemit. L-i valem on R korda S jagatud ρ-ga, S-i valem on ρ korda L jagatud R-iga
Roovalem on R korda S jagatud L-iga ja rooühik. Sellest valemist sa saad näha, kuidas on tuletatud rooühik. See on oom, takistus korda pindala jagatud pikkusega. See on oom ruutmillimeeter meetri kohta. 4 valemit. Mitu valemit sa pead meeles pidama? 1. Miks mitte 4? Saad tuletada. Sul on palju kasulikum, et sa oskad tuletada võrreldes sellega, et sa jätad meelde kõik need 100 valemit. Nii, palun pane kirja üks väike tabel. Siin on välja toodud 5 erinevat metalli. 3 on lihtained ja teised on siis viimased 2 on liitained. Ehk siis esimesed 3 on puhtad metallid ja viimased 2 on sulamid. Ja need on siis erinevate metallide eritakistused. Need on kõige sellised meie elus kõige silmapaistvamad metallid. Vask, alumiinium, raud, siis on konstantaan, mis on sulam, ja nikroom, mis on sulam. Ja näiteks vase eritakistus on 0,17 tuhandikku oom ruutmillimeeter meetri kohta. Ja nii edasi see läheb 0,028, 0,098, 0,5 ja 1,1. Et selle eritakistuse väärtuse järgi sa võid siis nagu hinnata, mitu korda on vask parem elektrijuht kui raud. Et siin on erinevus mingi 5 korda. Umbes. CU, need on keemias kasutatavad metallide tähised. Kuprum, alumiinium ja ferrum. Nii. Nii, okei, 5 erinevat metalli. Esimene vask on väga hea ja suhteliselt odav metall, seetõttu seda kasutatakse igal pool juhtmetes. Helijuhtmed, helisüsteemides, elektrijuhtmed, igal pool, kus on vaja midagi, mis juhib hästi elektrit ja ei ole väga kallis, kasutatakse vaske. Ja rauast juhtmeid, kas tehakse rauast juhtmeid? Ei tehta, sellepärast, et selle eritakistus on võrdlemisi suur. Ja viimased 2 pane kirja, et need on takistustraadid. Et viimase 2 sulami, selle konstantaadi ja nikroomi sulamite eritakistused on nii suured, et neid kasutatakse takistustraatidena, neid kasutatakse seal, kus ongi just vaja suure takistusega juhtmeid. Ja need on näiteks soojapuhuri või fööni spiraalid või siis need soojuselemendid, põranda kütetraadid, vahtplast ja lõikur, elektripliit, saunakeris, veekeetja, kõik seadmed, mis tekitavad elektrienergias soojusenergiat, on ehitatud, nende ehitusel on kasutatud erinevaid takistustraate, seal hulgas konstantaani ja nikroomi. Et siis kui me võtame veekeetja, siis meil on üks pistikupesa. Pistikupesast tuleb välja 2 juhet. Need 2 juhet tulevad veekeetjasse. Nii. Üks juhe ja teine juhe, need juhtme osad on valmistatud siis vasest, suhteliselt paksust vasest ja nende otsad on ühendatud siis spiraali, mis on ehitatud siis takistustraadist või siis materjalist, mis on sarnane konstantaanile või nikroomile, ehk siis sellel on kõrge eritakistus. Arvuta vasest traadi takistus, traadi pikkus on 150 meetrit ning läbimõõt on 0,3 millimeetrit. Eritakistus vaata tabelist.
nii, vase eritakistus on 0,017 ohm ruutmillimeeter meetri kohta. Ja sinu küsimus, et kas kasutame diameetrit või raadiust, seda vaata ise, et mida sa kasutad. Läbimõõt on diameeter, jah. Selle läbimõõt ongi seesama nagu ring, selle traadi ristlõige ja läbimõõt on see diameeter siin. D on traadi läbimõõt. Aga tuleb siis nagu ikka antud leida valem ja lahendus. Nii, antud on traadi pikkus L, mis on 150 meetrit. Traadi läbimõõt D, mis on 0,3 meetrit. Millimeetrit. Ja rho kuprum, mis on 0,017. Ohmi ruutmillimeeter meetri kohta. Ja leida on vaja R, mis on siis küsimärk. Milliseid valemeid me kasutame? Et esimese asjana me leiame siis traadi ristlõike pindala. Teame, et traat on tavaliselt, kui ei ole täpsustatud, siis traadi ristlõike on ring. Siis S on siis, mina kasutan kohe seda diameetriga valemit, see on pi korda diameeter ruudus jagatud 4. Järgmisena kasutan R valemit, mis on rho korda L jagatud S-iga. Ja hakkan arvutama. Pindala on siis pi korda 0,3 ruudus jagatud 4. Diameeter 0,3 millimeetrit. Ja me saame pindala ruutmillimeetrites ja mina saan vastuseks 0,7 ruutmillimeetrit. No siin tuleb 0,07065, ümardan. Pole nii oluline. Ja, õigus. 0,07. Nii, ja takistus on siis eritakistus 0,017 korda pikkus 150 jagatud meie leitud pindalaga. Ja tulemuseks saan 36,4. Mida? Jah. Ohmi. Ja see on meie lõppvastus, lõppvastusele 2 joont alla. Ja pane siis järgmine ülesanne kirja, et kui pikk peab olema sama traat, et selle takistus oleks 100 ohmi. Sama tüüpi ülesanne, samad andmed, aga nüüd pikkus on see, mida me otsime ja R on ette antud, mis on 1000 ohmi. Et nüüd meil on kõik andmed samad, aga siis takistus ja pikkus on vahetuses, et takistus on nüüd 1000 ohmi. Ristlõike pindala me võime kasutada seda, mida me siin saime juba. Et ei pea eraldi arvutama, et S on 0,07 ruutmillimeetrit. Rho kuprum on 0,017. Ja leida on vaja siis L. Nii et esimese asjana kirjutame siis takistuse valem, mis on rho korda L jagatud S-iga. Siis tuletame meie otsitavat valemit, mis on L võrdub R korda S
jagatud rooga. Lõppvalemile tõmbame 1 joon alla ning paneme kirja lahenduse. Ja tulemuseks saame 4117,6 meetrit. Ja see on meie lõppvastus, tõmbame 2 joont alla. Et siis nii palju takistuse ja aine eritakistuse teemast. Palun lahendage arvutusülesandeid, mida leiate tunni kirjelduses.